Tere! Minu nimi on Andrus Mikson, olen Järva valla finantsosakonna juhataja ja teen teile ülevaate Järva valla eelarvestrateegia 2020-2024 eelnõust. Eelnõu ise on välja pandud Järva valla kodulehel. Täpsemalt nüüd on näidatud siinsamas, kuidas ja kus kohas selle kätte saab, ehk kõigepealt tulebki võtta päisvalikust kontaktide juhtimine ja selle alt siis juba rippvalikust eelarve ja majandusaasta aruanded ja nii edasi jõuatigi lõpuks siis eelnõu iseenda juurde. Ja avalikult on ta pikemalt väljas, kui oli määratud, et saaksite ka üle vaadata ja antud tähtajas, mida ma hiljem nimetan, teha endapoolseid ettepanekuid, kui neid tekib. Üldjuhul oli nüüd selle eelarvestrateegia koostamise suht keerukas just nimelt tulenevalt COVID-19 pandeemia eriolukorrast, kus kevadperioodil, kus on tavaliselt olemas juba alusandmed strateegia koostamiseks, on ka riigil olemas mingi visioon, mida toovad järgmised 4 aastat, siis täna esimene, Rahandusministeeriumi poolt toodud visioon oli suvine majandusprognoos, mis avalikustati siis 7. septembril. Eelnevalt oli võimalik väljaspool nüüd enda valla andmeid kasutada veel ka nüüd Eesti Panga andmeid ja analüüsi, mis nad andsid küll nüüd aprillikuus, aga paraku need olid liiga vähesed, et võtta aluseks eelarvestrateegia koostamiseks. Lisaks nüüd Rahandusministeeriumi andmetele, mida nad esitasid, peamiselt kasutasime SKP andmeid, tarbijaindeksi muutusi, keskmisi palkasid nominaalkasvus, tööhõivet ja nii edasi. Siis aluseks võtsime ka eriti nüüd koostades eeldatava 2020. aasta eelarvet, siis ka eelmise aasta täitmise, kui ka siis esimese 8 kuu 2020. aasta täitmise. Nüüd, kui minna edasi ja nagu ma mainisin, näitan lühikokkuvõtet, mitte täismahus, siis kogu eelarvestrateegia vormi, siis esialgne nüüd prognoos järgmisteks aastateks on põhitegevuse tulemis suht positiivne, ehk esiteks ta ongi positiivne ja teiseks ta ületab 1 miljonit. Juba eeldatav selle aasta täitmine on üle 1,3 miljoni ja 2024. aastaks peaksime jõudma antud analüüsi alusel isegi 2,3 miljoni juurde. Miks ma rõhun nüüd põhitegevuse tulemit? See on see, et põhitegevuse tulem annab meile võimaluse investeerida nii tulevikku kui ka minevikku. Mis tähendab minevikku? See tähendab, et maksta tagasi võetuid investeerimislaenusi. Negatiivse puhul me sööksime iseenda rasva ja me ei saaks tegelikult ka investeerida. Kui me vaatame nüüd eelarve tulemit, mida ma ka eelnevalt nüüd näitasin, ja investeerimis- ja finantseerimistegevust kokku, siis finantseerimistegevuse tulemit, kui lõpus vaadata, mitte nüüd eelarve tulemit, siis muutub ta alates 2022. aastast negatiivseks. Mis see tähendab? See tähendab seda, et antud eelarvestrateegiasse on nüüd suurem laenumass veel kavandatud järgmisse aastasse investeeringute teostamiseks ja tegelikult 2022. aastal ainult circa 400 000 ning 2023. ja 2024. aastal on kavandatud ainult laenude tagasimaks. Ehk, et viia ikkagi minimaalseks nii-öelda meie laenuportfelli ja tõsta siis jõudlust juba järgnevateks perioodideks. Hiljem näitan ka siis nii-öelda laenumäära suurust järgnevas tabelis, aga siin veel siis investeeringutest.
Sisse on viidud kõikideks nüüd kogu perioodiks 2 menetluses oleva arengudokumendi kulud. Üks on nüüd ÜVK arendamise kavaga seoses, kus on siis mitte otsene investeering valla poolt, vaid on osakute soetus. Meil on 2 veeettevõtet, kes tegutsevad meie haldusterritooriumil. See on siis Järva Haldus, kes on ka meie tütarettevõte, ja teine on sidusettevõte ehk siis AS Paide Vesi. Ja Paide Vee puhul paraku on olukord, kus kõik investeeringud küll on kavandatud KIK-i toetusega, aga kokkuleppeliselt oma osaluseks soetame me AS Paide Vee osakuid. Nüüd teine oluline investeeringute jada on puudutavalt teehoiukava. Ja üldjuhul läheb jooksvalt ainult kogu investeeringutest edasi lõpuni nüüd 22. ja väike jupp 23. aastasse on tänavavalgus ja veel väike osa on nüüd põhitegevuse tulemi jääk pärast laenude tagasimakset on arvestatud siis valdkondlikult puhtalt haridusvaldkonna alla ilma nüüd kindla sihiga mingi asutuse suunas. Ja summad ongi siis vastavalt meie võimekusele ehk põhitegevuse tulemile pärast laenude tagasimakset. Ja need on circa, me räägime 400, 300, 500 000. Siin on siis täpsemalt need investeerimistegevuse valdkondlikult, et nagu te näete, see elamu ja kommunaalmajanduse all ehk 06 valdkond, seal ongi siis kuni 24. aastani välja pärast lisaks tänavavalgustusele ka teehoiukava täitmise investeeringud 300 000 ja ülejäänud summad, nagu mainisin, on siis vastavalt võimekusele viidud 09 ehk hariduse valdkonna alla. Ehk eeldus 24. aastaks oleks, et me suudame tasuda oma võlakohustusi ja peale seda suudame veel põhitegevuse tulemist investeerida circa 1 miljon. Kuid veel kord, iga aastaga võib see muutuda. Kui tänagi võrrelda nüüd eelnevate eelarvestrateegiatega, siis olgu see kas ülemailmne mingi majandus või muu mõjur või kohalik, siis me kindlasti saame seda tunda. Siin juures muidugi, kui ma alustasin juttu COVID-19 pandeemiast, õnneks meie nii-öelda maksumaksjad, meie ettevõtjad ei ole nii sügavalt seotud nüüd ohu majandusega, mis meil peamiselt on siis turism, on samamoodi siis meelelahutusvaldkond, et meil on peamiselt tootvad ettevõtjad, sellepärast meie riskid on nüüd natukene madalamad ikkagi, kui on näiteks Harju maakonna või Pärnu või Tartu maakonna omavalitsustel. Nüüd täpsemalt siis järgmise aasta investeeringutest. Tõin need nimeliselt välja, mis on hetkel sees. Enamik neist on jätkuvalt ka kavandatud kindla peale järgmise aasta eelarvesse. Summad kindlasti võivad veel muutuda ja need täpsustuvad alles tegelikult jaanuarikuus, kui aasta on lõppenud. Ma ei hakka täna vist nimeliselt siin välja tooma. Võib-olla mainin ära, nagu te näete, siis näiteks täpsemalt on teede suhtes välja toodud nimetused ja ainukene, mis teede all on nii-öelda üldinvesteeringute nimetusega on tõesti nüüd kruusateede remont ja mustkatete remont, kus sõltub jälle kevad ülevaatusest, et kus on see vajadus kõrgem või madalam, aga ülejäänud on nii-öelda juba täna hetkel nimeliselt välja toodud. Ja samuti mainin, et see täiendav üle 500 000
rahaline süst sel aastal riigi poolt teede investeeringuteks on ka päris tugevasti aidanud kaasa nüüd täita teehoiukava. Mõned küll objektid ja arvatavasti jääk jääb suur, on see nüüd 300 000 või 400 000 teede rahadest, aga need on sihtotstarbelised vahendid ja need kõik lisanduvad järgmise aasta investeeringutele juurde. Aga suht edumeelselt me täna teehoiukavaga liigume. Ja järgmine aasta, nii nagu ma mainisin, et kõige suurema mahuga üle minevad on meil ikkagi Imavere nüüd üürielamu, summa jälle kordan, et võib nüüd muutuda ja siis Aravete lasteaed ehk ka meie hallatava asutusena ametlikult Ambla Aravete kooli Aravete lasteaia hoone ehitamine, mis on kavandatud siis suuremas määral CO2 toetusmeetmest. Siinkohal enne kui tänan, tuletan veel kord meelde, et tänu sellele lühikesele ajaaknale eelarvestrateegia koostamise juures oleme ka ajaliselt suht kokku surutud ja nüüd ettepanekute tähtaeg on siis homme 10. novembril kell 12 ja oma ettepanekud tuleb saata ametlikult siis meie avaliku e-posti aadressile ehk siis info@jarva.ee. Hetkel tänan ja küsin, kas on küsimusi. Kui mitte, siis loen avaliku arutelu. Jah, kuulen. Eelarvestrateegias võiks olla ka ju ülevaade laenudest. Need kõik on olemas tegelikult. Ehk see, mida ma teile praegu esitlesin siin avaliku arutelu juures, on lühikokkuvõte. Seletuskirjas on täpsemalt välja toodud, ehk kui praegu seda tabelit nüüd vaadata, siin on finantseerimis... Kohe ütlen, mis leheküljel see on nüüd finantseerimistegevus ja punkt number 4.2 ehk leheküljel 17 seletuskirjas ja tabel, kus on see nüüd välja toodud summaliselt, on kaks. Üks on nüüd kohustuste võtmine ja tagasimaksmine, tabel number 14 ja netovõlakoormuse eelarvestrateegia perioodiks on toodud tabelis 15. Ehk kuna siin tõesti lühikokkuvõttes ei ole mul nüüd toodud neid täpselt välja, siis ma võin nimetada, et nagu ma mainisin, väheneb laenu võtmine alates 2022. aastast, siis ja 2021. aastal on suht kõrge laenu võtt kavandatud, mis sisaldab ka nüüd üleminevaid ehk kokku circa 2,4 miljonit, siis 2022. aastal circa 0,3 miljonit ja 2023.–2024. aastal 0. Tagasimaksed on siis järgmine aasta kavandatud peaaegu miljoni jagu, ülejärgmine aasta 1,2. Muide vahe tuleneb sellest, et maandada nii-öelda finantskoormust põhitegevuse tulemile, me lähme alati laenu hankesse, et võtta esimene aasta nii-öelda laenupuhkust välja, et mitte koormata nii-öelda eelarvet koheselt tagasimaksetega. Ja nüüd kui edasi minna, siis 2023. aastal on peaaegu miljon ja 2024. aastal on ka circa miljon tagasimakset. Kokku on tegelikult nüüd 7 omavalitsusest üle tulnutest ja ütleme lõppenud on neist laenudest circa 10, aga veel vähemalt kuni 18 laenu on eelnevalt nii-öelda ühinenud 7 omavalitsust meile pärandiks kaasas. Meie täna oleme võtnud ainult siis iga aasta, kui ühe laenu haaval, kui te mäletate, siis aastal 2018
me suutsime mõistlikult majandada ja me ei pidanudki võtma 18. aastal volikogu otsusega tehtud laenu välja, vaid me võtsime selle välja hoopis 19. aastal. Ja siinkohas võin ka märkida, et täna volikogu otsusega tehtud laenu me ei ole veel hetkel välja võtnud. Võib-olla siis mainin ka veel seda, et kui laenu suhtes küsimus oli, netovõlakoormus tõesti järgmise aastal võib tõusta 57,3% peale. Ja langeb. Ei lähe. Seda me kindlalt üritasin nagu finantsjuht vältida, et selline olukord oleks. Isegi see riigipoolne luba see aasta jõuda ja võtta laenu investeeringuteks kuni 80% oma põhitegevuse tuludest, siis me teame, et ja järgmine aasta kehtib jälle uuesti 60% nii-öelda kohustus, et see oleks olnud ebamõistlik. Aga jah, et siht on, et nüüd 24. aastaks langeks meie netovõlakoormus põhitegevuse tuludest 34,4% peale. Ehk meie võimekus võiks olla 24. aastal võtta laenu 13,8 miljonit. Kas on veel täpsustavaid küsimusi? Ma korra vahepeal segan. Jah. Seal YouTube'i kanalil saab ka küsimusi küsida, et kui praegu kiirelt kellegi küsimusi on, siis võib seal esitada. Hetkel on kõikides kanalites vaikus. Arto, kas on seal saab kirjalikult küsida lihtsalt kommentaari vormis, et ma esimese kommentaari panin sinna lihtsalt. Kahjuks siin saalis meil praegult ei ole YouTube'i ülevaadet, et kas sa saad täpsustada, on seal siis midagi tekkinud, millele mina saaksin vastata? Ei olegi tekkinud, ma lihtsalt ütlen, et seal on võimalus see. Praegult on vaikus. Me arvestame sellega. Nii, küsin saalis viibijatelt, on veel täiendavaid küsimusi, mida võiksime avaliku arutelu käigus arutada? Kui mitte, kas lubate avaliku arutelu koosoleku pidada lõppenuks? Vaatan, et enamik noogutavad või vaikivad, mis tähendab samamoodi nõusolekut. Et sellega loen avaliku arutelu lõppenuks. Aitäh! Aitäh kõigile!